Võin salvestama juba. Nii, selle vahetame allapoole. Vaata, kas töötab. Ega rohkem oska öelda, kui spacebaariga võin mõttega edasi tagasi. Aga vaatasin kõrval, et saad selle. Ma ei tea, äkki neil on vaja seda. Rääkisin, aga järgmine kord on seal teises majas. Öelge, et see on mis ta ei ole kohe. Liiga palju. See, mis on see riskipost, see teeb poo kõrval see maja. Aga ma kirjutan teile eraldi meili nädala. Lihtsalt ette tehakse. Kui vaja on. See kõik parismega ei tea, ma võis 5 minutit oodata, et ma ei tea, palju meie poolt sealt tuleb. 2 tükki veel kipuvad olema ivistu ka täpselt. Terve aja palju palju liivinud. See võib olla samas ma ei tea, kõigepealt keegi veel tulemas ka ei tea, vaatame jooksvalt.
Ei, selles mõttes me võime alustada, et teie poolt inimesed saavad salvestust vaadata ja meie poolt inimesed pidid 15 minutit varem olema siin. Sõbrad, aga alustame vaikselt ja siis ma eeldan, et saab käigu pealt küsida küsimusi, pakkuda. Ma tahtsin küsida ka, kas post ette hea teile või? Okei, võite ülbeka siia poole, seal mulle ruumiga ees on ikka. Nii. Järjest. Allkiri vist ka soovitakse. Aga tere, mina olen siis Ott Pukk ja räägin teile siis Elektrilevi juhtimiskeskusest. On siuke ilus pealkiri pandud see, et juhtimiskeskus kui elektrijaotusvõrgu aju. Aga ühesõnaga olen siis Saaremaalt pärit noormees, kes siis tõesti pärast sealse kogu haridusteekonna siis liikus teie naaberülikooli ja omastas siis nii bakalaureuse kui siis magistri siis Tallinna Tehnikaülikoolis. Ja olen siis liikunud suve praktikast Elektrilevis, liikusin siis juhtimiskeskuse võrguteenuse juhtjaks. Paar aastat küll oli vahet, enne seda olin ka natukene projekteerija. Ehk siis ka see töö natukene on tuttav, just nimelt välisvalgustuse koha pealt. Siis liikusin juhtimiskeskuses võrguteenuse juhtjaks. Olin siis Lääne piirkonna peal. Järgmiste slaidid näete ka, mis see Lääne piirkond täpsemalt tähendab. Olin ka 1,5 aastat seal ja tekkis uus ametikoht nimega vahetusvanem, kes on siis üks operatiivtasandi selline ülemus seal väljakul. Sain siis vahetusvanemaks ja nüüd juba siis praegu käib 3. hooaeg, kus ma siis olen taristute operatiivjuhtimise juht. Ühesõnaga operatiivjuht, kes siis minu vastutada siis on suurusjärgus kõik kriisiolukorrad juhtimiskeskuse vaates. Ehk siis kui siin suurel osa Eesti elanikest on elektrikatkestuses, siis mis ajan juhtimiskeskuse poolt korda selleks, et kõik töö sujuks hästi ja inimesed saaksid siis elektrivarusse tagasi. Aga elektrisüsteemis, siis, kus siis elektri ju paikneb, kes on näinud seda pilti, on sellega tuttav, kes ei ole, aga sisuliselt Eesti elektrisüsteem tervikuna liigub siis teie poolt vasakult paremale, aga viimased 5 aastat vähemalt on ka vasakult paremale, paremat vasakule liikunud. Ehk siis tõesti meil on suured elektrijaamad läbi Eleringi võrgu, siis käib meil suke suur Baltimaade vahel või ütleme riikide vaheline ülekandevõimsuste ja bilansi hoidmine, eriti veel pärast eelmise või käesoleva aasta veebruari. Siis see sinisega ala on siis meil jaotusvõrk ehk siis Elektrilevi, kus siis samamoodi muidu toimus elektri jaotumine ilusasti ühes suunas, ehk siis viisime tarbijateni elektri, aga täna on meil ka hästi suur võimsuse hulk jaotusvõrgu tasemel, ehk siis suvel on ka selliseid päevi, kus tegelikult Eleringi võrku sisuliselt võrgu tarbimiseks ei vajata, vaid kogu võrgu või see elektri liikumine toimub jaotusvõrgu tasemel. Sain aru, et seda pilti teile eelmine kord Mihkel ka näitas, ehk siis palju meil üldse on liine, alajaamasid, kliente, ehk siis sellelt ma väga palju peatuma jää, ühesõnaga tegemist on väga suure taristuga, ütleme laias laastus. Ja seda taristut siis tõesti tuleb siis monitoorida, jälgida, seda hooldada, plaanilisi lülitamisi teha ja seda kõike siis 24/7, ehk siis me oleme 24/7 valmisolekus siin tõesti selles hoones, kus te siis ka järgmine nädal ma siin aru tulete, Eskiposti 2 siis. Et seal me siis toimetame. Ise ma olen juhtimiskeskuse jaganud, ütleme hästi suures mastaabis 2 suureks lõiguks. Meil on siis operatiivtasand, kus siis valve toimub 24/7 ja meil on siis toetavad tegevused juhtimiskeskuse sees, kes siis toestavad just nimelt selle operatiivtöö
õnnestumist ja seda kvaliteedi kasvatamist ja ka väljaõppe. Eks operatiivtasandil on meil siis võrguteenuse juhtjad, kes võib-olla on vanemate või vanavanemate käest kuulnud siis kunagise nimega dispetšerid ja siis vahetuse vanem. Nemad siis toimetavad tõesti 24/7, et sellest ajast peale, kui me ilusasti sinna veskiposti kolisime, siis meie korrus ja see osa, kus me oleme, see ei ole kordagi olnud täiesti inimtühi. Ehk siis kogu aeg on seal keegi olemas ja koristajate jaoks oli algul hästi võõras. Sellepärast aastal kontori inimesed lähevad ära, saab rahulikult toimetada seal, aga ühesõnaga meil nii ei ole, et me oleme kogu aeg koha peal olemas. Ja siis meil on toetavad tegevused ja toetajate tegevuste tegelikult ampluaa on ka päris lai. Ehk siis meil võrk vajab lisaks riketele või ootamatustele, mis meil juhtub, on vaja hooldusi teha. Ehk siis selle jaoks on oma tiimid plaaniliste tööde spetsialistid, siis me peame režiime arvutama, ehk siis kuidas võrk toimub meil igapäevaselt, kus on need kõige optimaalsemad normaalvahekohad ja kõik siuksed asjad. Siia vahel ütlen ka, et ühesõnaga jooksvalt võite küsida, kui ma äkki räägin mingist mõistest, mis teil ei ole selge, et siis saame kiiresti ühele lehele. Selles suhtes on okei kohe ka vahel küsida. Siis on veel erinevad võrgujuhtimisekspert, väljaõppespetsialiste meil hästi palju, et me värbame selles suhtes võrguteenuse juhteid iga-aastaselt. Meil on erinevad tsüklid, selle pealt saab praktikal käia ja nii edasi, et siis tegelikult selle peale oleme ka ehitanud väga suure väljaõppetiimi, kuna võrguteenuse juht ja väljaõppe on pikaajaline, circa 6 kuud, siis selle peale on täiesti eraldi tiim olemas. Ja seesama tiim tegeleb ka siis olemasolevate võrguteenuse juhtjate kvaliteedi kasvatamisega. Ja võib-olla tekib küsimus, et miks siis on vaja olemasolevatel kvaliteedi kasvatada, ongi see, et kuna me oleme tõesti väga muutuvas maailmas ja süsteemid ja tehnoloogia ja loogikad ja kõik asjad muutuvad vastu ühiskonna ootust, kuna me oleme ikkagi sisuliselt riigiettevõte. Et siis tõesti me peame ka kõikidele operatiivtasandi töötajatele, kes ei ole niimoodi, et ütleme, et kui üldiselt paned koosoleku ja kõik on sul just platsis ja räägid ära nii meie meeskonnas strateegia ja nii edasi. Ehk siis see on väga logistiline tegevus, kuidas sa saad kõikide inimestele jõuda täpselt sama infoga. Et see on siuke paras väljakutse. Siis meil on tehniline kvaliteet, siis on meil TMS, siis on üks programm, peaspetsialist, DCM, paindlikkusteenus. Ehk siis täna sisuliselt meil võrk hästi laias laastus on lõhki müüdud tootjate ja tarbijate poole pealt. Ehk siis, et kuidas seda paindlikkust sinna taha tekitada, kogu see süsteem meil toimub. Rikete analüütika, eelarved, kõik see on tegelikult siuke taustajõud. See, et me saaks juhtimiskeskus tervikuna siis toimida. Nii, aga juhtimiskeskus üldiselt, millest meil teatakse, on siis tõesti see, et me tagame siis ööpäevaringse siis jaotusvõrgu seire ja juhtimise, rikete likvideerimise koordineerimine ja lahendamine. Ütleme niimoodi, et meie näeme siit Tallinnast siis läbi kauhaldussüsteemide, millised skeemid, kuidas võrk hetkel on topoloogiast ja nii edasi. Ja siis me hakkame riket lokaliseerima ja meil on ka brigaadid siis koha peal abiks, kes siis seda teevad, on siis koha peal lülitajad ja siis me Tallinnas ka saame mingisuguse lülitamise ära teha. Siis on plaanilised elektritööd, nende menetlemine, ettevalmistamine ja nende juhtimine, ehk siis põhimõtteliselt meil on andnud mingisuguse võrku peab kogu aeg investeerima. Selles suhtes, et võrku arendama, võrku hooldama ja väga tervislik pole igat asja paljakäega puutuma minna meie võrgus selles, või üldse siis võrgus. Ja siis ongi oluline see, et partnerid ja meie oma siis Elektrilevi brigaadid, kes me siis väljas toimetavad, erinevaid lülitamistegevusi teevad, et oleks konkreetselt ka klientidele teavitatud, millal mingi katkestus toimub ja siis me saame oma hooldustööd ära teha. See kõik on eelduseks ja vajaks selleks, et tegelikult toimetatakse, et me ennetaksime ära rikkelisi tegevusi. Sest rikkelise tegevusega on siis kohe kiirelt nüüd ja praegu vaja. Ja sellepärast tegelikult me juhtimiskeskuses ka oleme. Tõesti lõppkliendile teavituse korraldamine. Rikete puhul on üks käekiri, plaaniliste tööde puhul on teine käekiri, sest plaanilist tööd, nagu ka sõna ütleb, me teame ilusti seda ette. Me saame klienti teavitada sellest, et teil tuleb plaaniline katkestus ja anda ka ajavahemikku. Aga nagu ikka,
kõik asi, mis on planeeritud, ei pruugi niimoodi olla ja siis me saame nii-öelda omalt poolt anda ka selle panus, et me teavitame, kui läheb plaaniline töö kauemaks. Siis sellised asju, et mingisugune tehnika upub ära, jumal küll mingisugune traaversi kuskile kinni või lendas alla ja mast oli hoopis mingisugune defektiga ja kõik siuksed asjad, või siis kasvõi kõige lihtsamad asjad on ju, et naabrimees lasi koera välja ja no ei saa tööd teha, et siuksed asjad on nagu täiesti nagu igapäevaelus ja sellepärast on ka see, et me anname kõik, et planeeritud ajaga saaks töö tehtud, aga tuleb alati ka ette ka ootamatusi. Siis on meil operatiivinfo jagamine kokku lepitud osapooltele, ehk siis meil tõesti see informatsiooni jagamine on hästi oluline ja nii-öelda olulise tähtsusega, et kõik nii-öelda osapooled eelkõige ka ettevõtte seest oleks nagu teavitatud sellega, et mis asja me teeme või eriti kui on mõni niisugusem silmapaistvam katkestus, et kas jäi väga palju inimesi elektrikatkestuses või toimus mingisugune, ütleme, kliendi suhtes näiteks Viru keskuse ilma, et siis see on ka, et tegemist on küll ühe kliendiga, aga kuna ajakirjanduslik huvi on väga suur, et siis sellest tuleb ka nagu see kohe teada anda. Ja meie hästi suur nii-öelda sisemine partner on siis kõnekeskus, kes siis tõesti on tugi siis lõppkliendile, ehk siis meie ise näeme koheselt keskpingerikkeid, kui nii-öelda mingi lüliti rakendub, siis meil on see kohe teada üldjoontes, aga tõesti, kui madalpinges midagi tehakse, toimetatakse või seal midagi juhtub, siis tõesti see informatsioon tuleb meil tegelikult lõppkliendilt ehk siis tarbijalt ja tema siis tõesti saab probleemist siis 1343, mille kaudu me saame seda teada või siis maru rakendusest, mis siis on aina nii-öelda tõusvustrendis. Ja siuke väike skeem ka siia juurde, ehk siis tõesti vahetusvanem, kellel on siis nii-öelda kohapeal see nii-öelda platsivaade, et on siis võrguteenusjuhtjad. Võrguteenusjuhtjad tegelevad paralleelis ühes piirkonnas tavapäraselt nii rikete kui ka plaaniliste töödega. Ja neid siis juhitakse tõesti läbi brigaadide. Juhtimispiirkondade jaotus siis on meil Eestis laias laastus 13 osaks. Iga juhtimispiirkonda siis tavapärasel tööpäeval juhib siis üks võrguteenusjuht ja öösel ja nädalavahetusel on siis koosseis natukene väiksem, sellepärast et see plaaniliste tööde maht on meil pisem. Ja kui enne oli, et ma juhtisin siis Lääne juhtimispiirkonda, siis Lääne juhtimispiirkond on koosneb sellest Saared, Pärnu, Rapla, Järva, lõuna koosneb meil siin Kagunurk, Viljandi, Valga, Lääne-Võru, Ida-Võru, ida juhtimispiirkond meil on Viru, Jõge, Põhja-Tartu, Lõuna-Tartu, Tartu linn ja põhja siis tõesti on mõlemad Tallinnad, Lääne-Ida-Tallinn, Aruküla ja Keila pool. Ja kui küsite, et miks Keila koosneb ka nii-öelda Läänemaast, siis ise paar aastat tagasi toimetas Keila Simatra Elekter, kes siis täna nii-öelda on Elektrilevi nii-öelda juhtida see võrk ja siis ta liidetigi siis nii-öelda Keila osaga kokku. Ühesõnaga selliselt igapäevaselt toimetame. Ja ühesõnaga Saaremaal see pikk kriipstub sellepärast, sest Ruhnu võrguga me toimetame ka ja see on siis Saaremaa osa. Ruhnuga pidi see huvitav asi olema, et seal on börsipakett, aga tegelikult seal on tuulikud ja generaator ja päikesepaneelid. Et siuke huvitav, aga poliitiliselt. Mandriga ühendust ei ole, jah. Ta on liiga kaugel, et sinna nagu merekaablit vedada. Põhimõtteliselt seal on siuke nii-öelda saarestumine on toimunud ja toimub. Ehk siis seal ongi, et kui on, kui ma tean, seal ongi päikesepargid, seal on tuulepark. Ma nüüd jään vastus võlgu, kas on ka mingi akulahendus. Vist on või? Jah, okei, siis on akulahendus ja siis, kui kõik asjad on maas, siis töötab generaator. Ja enamus on see, et generaatorid nad vajavad, kuna see on tarbimine hästi madal, generaatorid nad vajavad mingisuguse saekaatri käivitamiseks põhimõtteliselt. Kohalik keegi ka? Ja meil on kohalik siuke
kokkuleppemees, kellega me saame kogu aeg ühendust. Läks küll pensionile, aga 2 aastat endiselt võtame ühendust, ei ole hullu midagi. Kas kogu see juhtimine toimub siis Tallinnas või on nagu, ma ei tea, Tartus veel mingi juhtimiskeskus? Täna toimub Tallinnas. Et jah, täna toimub Tallinnas. See on kunagise strateegiaga viidi kokku, et tullakse kõik Tallinnasse kokku, et viimane juhtimiskeskus oligi Tartus, kus paralleelselt töö toimus Tallinnaga ja see oli siis circa 3-4 aastat tagasi äkki. Aga jah, oli kunagi ammu. Oli erinevad, põhimõtteliselt maakonnas oligi üks juhtimiskeskus. Võt, rikkekaart, katkestuse võib-olla olete seal käinud, võib-olla mitte. Ma juba käin natuke liiga sageli seal. Et natuke räägin, ühesõnaga katkestusekaart või rikkekaart, siis tõesti meie igapäevase katkestusi inimestele ka kuvab. Ja mis siin tuleb siis nagu jälgida või saab nagu vaadata, et olen võtnud ühe siukse päeva, kus on võib-olla natuke rohkem rikked kui keskmiselt ja siuksed kolmnurgad tähistavad siis meil rikkelise katkestusega alajaamasid. 4-nurgad on meil planeeritud katkestused, mis ongi tõesti investeeringutööde ja hooldustega seotud ja siis siin kõrvalt saab tuua ka selles, mis piirkonnas palju mingeid asju on. Ja selle punni sees olev või kolmnurga või siis ruudu sees olev number näitab siis seda, et palju on seal alajaamas elektri või kliente, tarbimiskohti, kes siis on katkestuses osaline. Ja need suured mummud siis tõesti see on koondvaade kõik kokku ilusasti. Ühes laengus ilusti küsiti, et aga miks me näitame alajaama kaupa, mitte tarbimiskoha kaupa, siis ütleme niimoodi, et oma eellastelt olen kuulnud, et seda ei näidatud sellepärast, sest muidu kuritegevus saaks uuesti maapiirkondades tõusta. Sest ma tean täpselt, kellel pole elektrit ja kellel on. Ühesõnaga väga hea algallikas selles suhtes. Et tänapäeval tõesti suhteliselt aus klient, et tegelikult tänapäeval ju tõesti kogu valvesüsteemid ja majad ja ütleme, kui see igapäevas seal ei käi, et tegelikult ju hästi suure ikkagi elektri peal on et suuresti, et ühesõnaga suht aus. Jah, selles suhtes oleneb, et palju keegi investeerida tahab sinna. Aga muidu küll jah. Et oleme selles suhtes oleme ka isegi plaanilistel töödel tõesti kohanud probleeme, et meeles plaaniline töö kauem selles suhtes andsime ilusti teada, et meil lähebki kauem ja siis klient tuli meil otsa, et tead, nüüd on jama, tahaks koju, värav käib elektriga, elektri pole, ma istun nüüd siin väljas. Et päris ikkagi puutub kokku sellega, ja sellepärast on ka meile ühiskonna ootused päris kõrgeks läinud, et tegelikult ega keegi sellest elektrikatkestusest väga kuulda ei taha, et see on hästi keeruline teema. Nii, aga juhtimiskeskusega võrguteenuse töökoht, natuke näitan ajalugu, tegelikult siin on ka tänane juhtimiskeskuse töölaud, ehk siis tõesti läbi aastat olnud väga palju erinevaid LED-idega süsteeme, tahvleid, asju. Siin on meil eelmise juhtimiskeskuse Tallinna koht. Seal oli kunagine Võru juhtimiskeskus vanem. Tead, siin ma jään meelde, minu arust üks on siin ka kuskil Koonsjäris on kunagi. Et siuksed tahvlid oli. Siin teie poolt vasakul üleval oli meie eelmine Tallinna juhtimiskeskus, see skeem, mis on seal seina peal. Siis tõesti oli niimoodi, kui ma alustasin võrguteenuse juhti õppimist, siis see skeem oli täitsa adekvaatne. Knopkadega käidigi seal, et kus mis kaabel on katki ja siis pandi, et mis on see tähtaeg, millal see kaabel peab saama terveks. Ja see tehti paralleelselt arvutis selles suhtes, et jah, meil on ikka arvutis ka selles suhtes, et tehti arvutis seda asja paralleelselt, aga lihtsalt oligi see, et selle peale oli hästi hea treeninguid teha. Et nii sul on see kaabel katki, nii siit läheb, et siit läheb võimsuliselt välja, mis sa teed. Et hästi hea skeem selles suhtes oli. Aga täna tõesti oleme liikunud siis paremasse poolde, ehk siis selline on tänane võrguteenuse juhte töölaud, 6 monitorit ja 4 suurt üleval. Meie reservkohad on siuksed 12 monitoriga, ehk siis 6 all, 6 üleval. Siuke normaalne sein on ees, et sul kogu informatsioon ära mahuks. Et
ekraane meil palju ühesõnaga ja nende seas siis opereerimine seal nii-öelda selle logistika ja igal ühel sihuke oma nii-öelda enda jaoks mugava asjade nii-öelda paigutuse leidmine on sihuke omamoodi ettevõtmine. Nii, ma räägin siis natukene plaanilistest töödest, ehk siis korra sai ka nii-öelda puudutatud, aga ühesõnaga toimivad siis selliselt, et meil toimub nii-öelda mingisuguse triggeri pealt toimub lülitamise tellimine, et meil on vaja nüüd pingevabaks seda asja teha, sellepärast et me läheme pudutama ühesõnaga. Siis on meil tellimuse menetlemine, siis on lülitamiste kava tööstamine, koostamine ja siis on plaanilise töö realiseerimine. Seda siin tellimuse menetlemine ja lülitamiste kava koostamine teeb minu meeskonnas siis plaaniliste tööde spetsialist, kes siis tõesti menetleb selle ära. Ja need on siis sellised, kes töötavad siis ütleme tavapärase graafikuga esmaspäevast reedeni. Ja realiseerimisse siis tema läheb võrguteenuse juhti kätte ja siin ütleb tellimise menetlemisele koostamisel tõesti siis toimub nii klientide teavitamine, kooskõlastused prioriteetidega, et siin just näiteks eelmine nädal oli Saaremaal toimub suur alajaamade hooldus, et siis tõesti mehed lähevadki kell 11 õhtul hakkavad tööd tegema ja lähevad 3-ni ööse välja või siis samamoodi ka vastupidiselt alustavad kell 5 hommikul ja hommik 9-ni, et selles suhtes, et osa kliendid või osad sellised ärid siis tõesti nõuavad neid mingisugust konkreetselt ajavahemikku, millal, et nende töö ei jääks seisma. Siis nad saavad oma asja ära teha ja siis nii-öelda toimub öösel see asi. Siin on olnud sellised kliendid, keda te peate ette teavitama ja nad võivad teile mitte lubada. Jah, nüüd ühesõnaga ka määrus muutus. Kui ma nüüd ei eksi, siis nüüd see sõnastus on selline, et klient, kellega me peame kooskõlastama, ehk prioriteetne klient võib ühe korra öelda, et ta ei soovi. Me pakume talle esiteks mingi aja, nii et ta ei soovi ja ta peab pakkuma välja uue aja. Kui ta seda ei tee, siis järgmine kord me ütleme talle, et nii, me nüüd teeme selleks ajaks, sellepärast meil on vaja siia ära teha. Aga ütleme üldjoontes on kliendigrupid, prioriteet 1-2 kindlasti, kes siis saavad öelda meile, et mingisugusel põhjusel ei või teha. Üldiselt selle suht adekvaatne põhjus, et ma ei tea, me võin tuua näiteks mingi piimatööstus on, kes töötabki kogu aeg, tal on 24/7 ka samamoodi vahetused peal ja mingi päev kuus on tal näiteks, ma ei tea, soolavannide pesu. Ma ise töötasin piimakombinaatis, sellepärast ma tean. Ühesõnaga soolavannide pesu on ja mis tähendab seda, et seal ajavahemikus jumala eest võtke elekter ära, et mul ei ole seal nagu vaja, mul ei ole inimesi tööl, ma ei saa majanduslikku kahju selle pealt ja kõik asjad, et on selliseid nõudlikumaid kliente ja mis on ka okei, et selles suhtes, et eks meie eesmärk ongi, et me teeme oma tööd ja toimetusi niimoodi, et tegelikult mitte keegi ei märkaks meid. Siis me oleme kõige paremini hakkama saanud. Seal kavade koostamist tõesti peame seda ohutult tegema. Meil oli üks sinine raamat Piiber, kes elektriga kokku puutunud on, et siis meil on see käiduohutuse juhend. See on meie jaoks AIO ja eriti seal 5 punkti kaitsele autusel maandamised. Režiimiarvutused, kui on vaja, et täna on hästi, ma ei tea, populaarne või ühesõnaga meie võrgus on hästi palju ka tootjaid, suuri tootjaid, kes üldjoontes on siis piirkonna alajaamade esimestel otsadel. Aga nüüd, kui vaja seda tervet feedrit on vaja reserveerida, siis sellest esimest otsast saab see, et on kõige tagumis otsas. Ja kõik tootjaid tõesti ei saa me sihukeste hoolduste käigus võib-olla siis ümber toita ja me peame neid kas piirama või siis välja lülitama. Ja siis ühesõnaga võrguteenuse juht toimetab meil siis tõesti, kui on operatiivselt vaja, tõesti see, kui keegi jääb mutta kinni või tõesti plaanid tööle kauemaks, siis tema toimetab sellega. Ja ohutu kava siis realiseerimine, see siis on ütleme, ohutus on meil ikkagi AIO, et me ilusasti kõik mehed, kes hommikul või päeval tööle lähevad, siis kõik mehed peavad õhtul koju tagasi jõudma, et see on suke hästi suur. Ja millised plaanid tööd me teeme? Tegelikult sisu on neil kõigil sama, ehk siis me peame mingisuguse liinilõigu kas välja lülitama, kas meil kaitsevööndis töötatakse, kas meil pingealuses tsoonis töötatakse, aga meil tegelikult neid on hästi palju, nii et erinevaid lähenemisi. Ehk siis liinikoridori hooldus, viimase aja hästi populaarne teema. Ehk siis tõesti me hooldame liinikoridore, me teeme neid laiemaks, varsti näitan pilti ka elusest.
siis on pingealused tööd, näiteks uue liitumiskilbi paigaldused, kõik sellised soodsates tingimus, madalpinge mastide vahetused, tegelikult need saab kõik pinge alustena ära teha. Ehk siis klient seda ei tunneta, näeb ainult võib-olla tõesti seda, et kuule mingid mehed vist tegutsesid seal. Ja siis on pingevabad tööd, et eesmärk on kõige sama, et meil on vaja ikkagi võrke paremaks teha, töökindlamaks ja ongi siis, et meil on erinevaid klasse, ehk siis tõesti me teeme korralisi hooldustöid, eks hooldustöödel on tõesti selline aastakava, mis siis meie partner kui kas meie brigaadid siis lahendavad. Elektriseadmete hooldused, siis on kriitilised efektid, see tuleb hästi palju ka meie poolt. Ehk siis kui on mingi seade, mis siin kuu-kahe jooksul hakkab enam-vähem alla kukkuma, pikali kukkuma, et siis me anname oma käiduinsenerile teada, kuule, meil on vaja nüüd selle kiirelt tegeleda. Siis juhtimiskeskuse teenus kui selline kõige kallim teenus, et teha rikki korras ära. Ja ikkagi tahame ka, et kliendid saaksid teavitatud, mis tähendab seda kogu plaanilist jada, et ma teen juhtimiste kava tellimuse, lähendan töö ära ja kõik need asjad. Siis on investeerimistööd hästi täna, mis on hästi palju töid tehakse, et keskpinge võrgus tehakse isoleeritud juhtme paigaldamist. Ehk siis kui puu kukub peale, siis ta kukub peale ja keegi sellest väga aru ei saagi, et puu on peale. Et paljas juhtmest tahetakse lahti saada ja see on Elektrileviga strateegiline eesmärk. Võrgu ümberehitus, uued alajaamad, kõik see ongi põhimõtteliselt võrgu digitaliseerimiseks, et on viimase 5 aasta jooksul tõesti hästi palju telejuhtimisega alajaami tulnud. Neid telejuhtimisega alajaami me saame Tallinnast ise juhtida ja see siis oluliselt, kuna tulevad ka sinna kaitsed vahele, siis see oluliselt, kui mingisugune probleem võrgus on, siis see kliendi hulk, kes on katkestuses, on väiksem. Kui meil on nähtavus parem piidri peal alajaamadel, siis me ka seda rikke kohta kiirem suudame lokaliseerida, leida selle koha ülesse. On ka erinevad mõõtesüsteemid, näiteks Pleasure-süsteem, kus siis kui kõik klapib ja võrguparameetrid on ilusasti süsteemis sees, platsi pealt tuleb kvaliteetsed andmed, siis tegelikult me suudame ka lühisekoha kaugust arvutada. Aga seal on meil paar pilootprojekti, mis siis meil Läänemaal aset leiavad. Siis on meil Eleringi pingelised tööd ja garantiitööd. Ehk siis ütleme niimoodi, et see, kus meil sisendid tuleb, on tegelikult päris suur hulk, mis me siis tegelikult võrgus toimetame. Siin on üks näide, kuidas plaanilisti lülitamiskava koostatakse. Lihtsalt ütlen kohe ära, et see ei ole see, et ma võtan Wordi ette ja hakkan kirjutama. Seal on ikkagi süsteemis ma teen ja ma saan konvertida Wordi üle ta. Et nii me veel ei ole ikka. Ehk siis põhimõtteliselt on niimoodi, et siin on lülitamiste kava üks pool. Üleval on kirjas, mida me tegema läheme, mis on selle töö eesmärk, kus me seda tööd teeme. Algus-lõppu kellaaeg, eks kui on kliendi katkestus, on hästi oluline see, et ma ütlen, mis kellast ma alustan, mis kell ma lõpetan. Eeldatavalt. Ja siis ongi selliselt, et võtab inimene, kes seda tööd realiseerib, juhtimiskeskusega ühendust, tere, alustan plaanilise tööga ja ütleb meile sellise numbri siin taga. Mina annan korralduse, kui kõik klapib, tee ära punktid 1-5, 5 punkt kaasa arvat, 1-7 isegi. 7 punkt kaasa arvatud ja võtta minuga ühendust, kui on need tehtud. Ühesõnaga siis saab niimoodi kiiremini lihtsalt neid. Muidu on niimoodi, et rikete korral on kõik tegevused üksikkäsklustega. Ehk siis mine sinna, võtta ühendust. Läksin sinna, võtsin ühendust, ole hea, lülita välja. Lülitasin välja. Ehk siis korralduspeegeldamine hästi oluline. Et paljud murekohad, mis meil ongi see, et kui korralduspeegeldus võrguteenuse juht ja vahel ja brigaadide vahel ei toimi korrektselt, et siis tegelikult ongi see, et mina ütlen saealajaamaga, lähen saeveski alajaama, et siis seal kõik need optähised asjad võivad klappida ka veel, ja siis kui sa seda lõppu ei kuule, siis tegelikult juhtub see, et tehakse vale lülitamine. Et kommunikatsioonis on ikka asi kinni nagu hästi paljudel erialadel elus. Aga siis ühesõnaga, kui lülitamiskava teeb, siis sellise paberiga käib päris platsimees, paneb linnukesi ja siis märgib, kellelt see korralduse, mida teha ja nii edasi. Võt.
ehk siis plaaniliste lülitust ka selliseid asju meil teevad. Ja mis on siis plaaniliste töödega, ütleme, meie väljakutsed, ehk siis kuna me teeme hästi suures mahus plaanilisi töid, siis tööde optimeerimine, eriti kui mingit lõiku teeb Elektrilevi, mingit lõiku teeb mingi meie partner, siis seal see, et me teeme katkestuse, et me saaksime teha need 2 tööd täpselt samal ajal ära. Et see on selline hästi suur väljakutse meile, et me seda saaksime teha, sest muidu on see, et kliendi vaatest esmaspäeval oli katkestus, pagan reedel on jälle katkestus, on ju, et miks ta nagu samal ajal neid asju ei tee. Kord on Elektrilevi nii-öelda jope selles, järgmine kord on mingi partner ettevõtte jope selles, on ju. Et sihuke asja nagu veel loogilisemaks tegemine. Siis see, et investeeringud tõesti hästi suures mahus tõusevad, eriti siis, kui sihuke normaalne rikete litakas ära käinud. Siin Saaremaa 2022 oli täpselt sihuke näide. Ja siis pärast seda tuli tohutud rahavood sinna peale ja siis oligi see, et see, kes meil teeb Saaremaale plaanilisi töid, et siis nagu tema nagu oli nagu oravrattas selle päris nagu keeruline on ja tegelikult me peame ka määrust jälgima, et tõesti, et me ei tohiks nagu ühe tarbimiskoha kohta plaaniliste töödega üle 64 tunni siis tegelikult katkestusi teha ühele inimesele. Siis on see, et reserveerivate liinide olemasolu, meil on seal suured tootjad peal, peame tegema, kui kunagi saime teha ilma katkestused, siis täna tõesti peame seal katkestuse tegema, mis tähendab seda, et töö peab olema veelgi efektiivsemalt, veelgi paremini planeeritud ja nii-öelda töötegija poolt siis peab nagu hästi läbimõeldud olema see, et mis asju ma saan teha ära enne katkestust ja mis asju ma saan ära teha peale katkestust. Ehk siis sihuke planeerimine on hästi suure nii-öelda algustajaga. Režiimilised arvutused, tõesti, täna on meil tootjad, nii-öelda päikesepargid, ütleme hästi laias laastusliinil ja mida me näeme uue trendina on siis see, et nende tootjate kõrvale tuleb ka suures mahus akupargid. Ehk siis, kui muidu oli see, et enam-vähem tead, et kui kell 9-8 ajal hakkab nagu jaam korralikult tootma ja 5 ajal circa lõpetab, ütleme laias laastus, siis akuparkide tegelikult see asi läheb nagu veel keerulisemaks. Ei ole välistatud ka seda, et me peame hakkama ka samamoodi börsi vaatama, millal siin tootjad nagu kõige rohkem toodavad, siis nemad päeva lõpuks nad tahavad ka kasumit saada, mis on nagu okei vaade. Ja veelgi detailsema eeltöö tegemine, ehk siis skeemid, lülituste tellimused, et kõik need asjad nagu kokku, et need on nii-öelda meie tuleviku siis väljakutsed kindlasti. Siin on siis üks liinihooldus, liini laiendus, ehk siis metsas 10 kilovoldil on siis 10 meetrit ja 10 meetrit, kaitsime liigub alles kaasa. Ehk siis 10 meetrit tõesti mingites situatsioonides meil on nii liinikoridoride laius 6+6 või lausa 3+3, mis tähendab seda, et puud on nii lähedal juba liinidele ja tuleb selline ilus talveilm, nagu 2 aastat tagasi oli, kus märg lumi sadas maha, kuu aega järjest lausa, ja siis kõik puud kaardusid meie liinidele ja siis me kuu aega põhimõtteliselt olime kriisisituatsioonis. Ja pärast Saaremaad ka 2022, et siis hakkad seda liini laiendust asja nagu tohutult rääkima. Ja siis siin all teraval silm võtab, et tõusega helikopteriga samamoodi, et helikopteri jõudlus lihtsalt on nii palju suurem kilomeetreid nagu päevas ära teha. Ja ka looduskaitseala see helikopter on täna ikkagi päris hea partner meil, sellepärast et looduskaitsealadele Keskkonnaametil hästi palju tingimusi, mis on okei selles suhtes, et me ei saa suurte raske tehnikaga minna ja kui alt ei saa, siis peab ülevalt saama. Et siis tõesti see helikopterit me kasutame nii-öelda looduskaitsealadel, et seal nagu ka ikkagi liinikoridorid nagu teha selliseks nagu koridoriks, ikkagi korralikus koridoriks, sest kui teed ka ütleme selle koridori kas või selle ühe samal puulõigu võtad siin koridori poolsed oksad kõik ära, siis puu raskuskese on juba metsa poole ja siis meie potentsiaal, et ta liinides kukub, on nagu väiksem. Tavaline füüsika. Ja siis siin veel erinevaid hooldustöid, kus siis juhtmeid vahetatakse, tõmmatakse, et tõesti toimetame nii korvis kui ka
okei, siin veel ei ole, aga ühesõnaga saab ka raudadega minna üles, et siin saab näha, kuidas pingeindikaatoriga siin veendutakse pingetusest enne, kui pannakse maanduslülitid peale. Nii, rikked. Rikked on rohkem siuksed minu mastaabis on huvitavamad. Kui siukest actionit on, siis rikked on huvitavamad, aga tarbija vaatest rikked on mitte väga vastuvõetlikud, et peab ka sellest aru saama. Aga kaitse rakendamine, kõigepealt on tõesti telejuhtimise teel lokaliseerimine. Eks mida rohkem on meil telejuhitavaid asju, seda kiiremini me saame siit praegu Tallinnas saame asju ära teha. Siis on meil koha peale lokaliseerimine, mida siis tõesti tehakse siis juba brigaadi juhtimisel. Kaitselahutuse maandamist tegema, ehk siis töökoht valmistatakse meie keeles ette, teostatakse töö ära ja siis rikke lõpeb meil sellega, et me taastame normaalskeemi. Ehk siis kui rikke ajal me oleme teinud, ütleme, et meil on üks feeder, millel on erinevad lülitid vahel ja me oleme leidnud see rikkes lõigu üles, siis on see, et tegelikult me viime mingisuguse kliendid viime nii-öelda selle oma tavapärase alajaama peale, aga mingid kliendid, kui just viimases otsas rikke ei ole, siis tegelikult me toidame ümber teist kaudu, et see rikke osa päriselt ehk rikke osana välja. Ja siis ühesõnaga tõesti võrguteenusjuht ehk siis selle kogu aja on tema nii-öelda see boss või ülemus, kes siis seda asja peab juhtima, et see asi saaks ohutult teha. Ja siis poole pealt tõesti tulevad ka brigaadid mängu, kus siis peab nagu päris kellegi kuskile saatma. Klientide teavitus toimub meil siis 5 minuti jooksul, ehk siis kui midagi juhtub, siis tegelikult võrguteenusjuhtul on 5 minutit aega, et anda esmane hinnang. Ja sellepärast ongi meil, ütleme, sellised rusikareeglid välja kujunenud. Ehk siis kui on asula sees mingisugune probleem, siis pannakse esmaseks prognoosis 2 tundi. Ja kui on juba kuskil maapiirkonnas, siis pannakse esmaseks prognoosis 3 tundi. Ehk siis see on hinnanguliselt selline, läbi ajaloo ja praktikasid, selline ajajärk, kus suur osa riketest saab päriselt tehtud ja rikked, mis tõesti vajavad ka ehitusvõimekust, siis selle 2 või 3 tunni jooksul tekib meil teadlikkus ja me saame nii-öelda oma tarbijatele või klientidele anda nagu päris hinnang, mis tuleb juba ekspertide poolt nii-öelda väljakult. Jah, siis. Kuskil istuvad nagu tuletõrjed ootavad. Sisuliselt ütleme need esmased, me nimetame neid OVB, operatiivväljasõidubrigaad, kergbrigaad, ühesõnaga, nemad on tõesti meil niimoodi, et nemad peaksid siuke 10-15 minutiga ikkagi välja sõitma. Et tunniga võiks olla nagu siuke esmane ülevaade nagu olemas. Siis on OVB. Ja ehitusbrigaadid on meil circa 2 tunni valmisolekuga, ehk siis kui me teame, et meil mastid ja asjad on murdunud, siis on vaja puurida või tõstukit või siukest nagu natuke raskemat asja nii-öelda. Et siis jah, nemad tulevad natukene suurema viitega, ütleme siis niimoodi. Aga muidu jah, ka brigaadid on samamoodi 24/7 meil valmis olemas. Kas siis nii-öelda meie Elektrilevi omal sees või meil on ka ikkagi partnerteenus on meil ka täna. Ja üks keerukus tekibki siis kriisidel, ütleme siis selliselt selle pärast, et siis kas keegi küsis Teamsist või? Ma ei kuule. Siis ei ole nii tähtis. Võib äkki Teamsi kirjutada, siis saab keegi vaadata näiteks küsimust või kellel on Teamsis. Jah, ühesõnaga. Et nii, kus ma jäin? Ühesõnaga kriiside ajal, siis on tõesti see, et siis lihtsalt neid rikkeid on rohkem, kui meil on nii-öelda brigaade. Ja siis see nii-öelda ka see informatsiooni vahetamine, kogu see osa on siuke hästi kriitilise tähtsusega ja võib minna hästi kergelt lappama. Et see on aus, ma arvan. Nii, nüüd ma näitan natuke suuremaid torme. 2016 Kagu-Eesti, pool tundi äikest, 10 päeva tööd. Ehk siis siuke korralik äikesetorm käis üle. Tekkis situatsioon, kus lausa brigaadidel said mastid otsa ja nii-öelda meie
tarnija siis jäi nii-öelda tarneraskustesse, sest tal ei olnud enam maste, siis kogu Eesti mastivarud toodi siis ühesõnaga Kagu-Eestisse paika ja hommikul tehtigi siuksed nagu, vaata tee ääres on need palgihunnikud on ja siis pandi ka kuskile see mastihunnik ja siis iga brigaad, kes käis läbi, korjas oma mingisugune portsu peale ja läks kohe riketele. Et noh, nagu näha, et siin, kus siin on, noh, siin on ikka põhimõtteliselt pool metsa peale kukkunud, no siin on terve mets peale kukkunud. Et no keeruline, liinid ei jää siin all nagu terveks on ja kuigi tegelikult see liinitross ja noh, nagu see on päris vastupidav. Et kui ikkagi puu peale kukub, et siuke suur pappel, et vabalt, et ei pruugi mitte midagi juhtuda. Võivad sidemed siis katki minna ja nii edasi. Et päris nagu vastupidavad on, aga noh, jah, siukse vastu ei saa. Ja siis siin all, jah, tuleb siis kõik ära korjata, puud ära, noh, puud jäävad arvatavasti alla, aga ühesõnaga tuleb juhtmed puude peale panna ja siis mastid püsti ja juhtmed üles. Et see on siuke ühesõnaga siuke suur töö. Ja tõesti, nagu näete, siin traavers on ka natukene kurvemaks läinud. Et see, et ütleme, puu kukub meil ühes kohas kas või liini peal, noh, see on muidugi ekstreemne näide selles suhtes. Et see, et puu kukub meil ühes kohas liini peale, siis tegelikult reaalsus on see, et oleneb muidugi puu suurusest, see asi võib kokku kukkuda niimoodi nagu doomino sisuliselt. Et kukub ühte vahesse, tirib kaasa järgmised mastid, järgmiste mastide sidemed, traaversid läheb kõverel kaugemal, ehk siis tegelikult see nagu võnge ja see on nagu hästi laialdaselt. Ehk siis see üks puu võib meil väga palju nagu kurja teha. No siin ei rohkem puid. Ja tõesti siis, kus saab ligi, on mugav ja saab teha asju ära nii-öelda korvtõstukiga ja kus nii-öelda masinaga ligi ei saa ka master ronita, siis tehakse tegelikult raudadel asjad ära. Kõik need juhtmete sidumised, isolaatori vahetamised, noh, karmimad mehed räägivad, et on ka isegi traaversiga nagu üles ronitud, et seda ma hetkel väga ette ei kujuta, aga noh, need on ikkagi päris suured kolakad selles suhtes, traaversid siis. Saaremaa 2022 nimetati sajandi tormiks. Olin ka selle lisevõrguteenuse juhtja rollis ja ka vahetusvanema rollis päeval öösel olemas, mis vaja oli. Ehk siis jah, sellest tormist sain ka ise osa. Tõesti oli päris keeruline, rikkeid tuli niimoodi vaikselt kogu aeg. Ja oligi niimoodi, et hommikul alustasid, tohutud brigaadi hulgad välja, õhtul lõpetasid, aga midagi nagu tehtud ei saanud. Ja siis ühesõnaga selle tormi pealt tuligi see, et kuulge, et äkki peaksime nagu liinikoridoridesse uuesti nagu keskenduma, et noh, lihtsalt need puud olid nagu päris ulmed seal. Noh, siin on siuke klassikaline puu lihtsalt peal. Siit saatis mulle brigaad pilgis tegema peal. Et nagu näeme, puud on ilusasti lookas, väga ilusasti talupildid. Et puud on ilusasti lookas, aga need on niivõrd madalad. See siin on 35 liini. See on suur mast, aga noh, kuna see jäide on nagu siuke seal ümber, ta nagu läheb väga raskeks. Siin oli põhimõtteliselt niimoodi, et me ütlesid, et ta on mingi 1,70 m pikk, paneb käe üles ja põhimõtteliselt tegelikult on liinid juba. Ja siin on pinge peal selles suhtes. Et noh, see on see, mis tekitab talv, kui märg lumi sajab või kittiv lumi sajab maa ja siis külmub ära öösel. Siuke hästi suur vaenlane meil selles suhtes. Ja siin samamoodi väike võistsel all, 35 liinid, jäitega võjub ära. Noh, tegelikult siin väga ohut enam kõndida ei ole. Siin on ka samamoodi pinge peal. Ühesõnaga Saaremaa. Räägiti, et sajandi torm. Teeme korda, saame edasi. Ega kaua ei pidanud ootama. Järgmine aasta Kagu-Eesti Rapla. Kui Saaremaa kestis 10 päeva, siis see kestis 6 aega. Ehk siis novembri keskelt algas ja jõuludeks saime koju. Noh, sisuliselt. Et kogu aeg ei tõusud möönad. Tõusis, öösel jälle mingi üle 16 000 läinud. 3 päeva tööd, saime uuesti nulli. Jälle tõmbas üle 30 000, 20 000 kliendi. Jälle saime nulli, et niimoodi 6 aega käisime järjest. Tööl, päevist non-stop, et see oli siuke päris jõhker samamoodi. Jälle siin, ütleme niimoodi, kui Saaremaal oli lihtsalt see, et me peame lihtsalt asjad korda tegema, siis siin tuli meil ka järgmine takistus. Lõuna-Eestis on hästi palju looduskaitsealasid, Karula rahvuspark seal, ühesõnaga Otepää lähedal igasugused need rahvuspargid asjad, et siis saime aru, et okei, päris keeruline situatsioon on. Samamoodi olid tunnelid, nendega huvistasid, et ühesõnaga kui alguslumes on see, et meil on probleem, et puud kukuvad peale, siis kui asi ära sulab, siis meil on probleem, et puud tõusevad ülesse. Ehk siis täpselt samamoodi tekitavad lühisel liinile.
ja siin on lihtsalt näha, et tegelikult koridorid on kitsad ja siit peaks minema ka liinikoridor, et ei lähe selles suhtes. Lihtsalt jällegi sellised reality check'id, ehk siis juhtimiskeskusena, ütleme niimoodi, et siuke eeltöö tehakse ennem ära. Meie oleme siuke nagu tuletõrjebrigaad sisuliselt, et meie juba tormprobleemi lahendama ja teeme endast kõik selleks, et inimesed saaksid nagu normaalse elu tagasi minna kiiresti. Et see, kui on tehtud mingisugused mineviku otsused, siis tegelikult juhtimiskeskuse lauale see otsus jõuab 5 aasta viitega. Ehk siis 2023, näiteks 2018-2017 tehti otsused, tänu milles me olemegi selles situatsioonis tollel aastal ja me pidime seda lahendama lihtsalt. Et jah. Ta mõtled nüüd seda Saaremaa ideed, seal selles suhtes on nagu lihtne raske nii-öelda, et võtab aega, aga sisuliselt on sellised suured isoleerkepid ja siis lülitatakse liin välja ja siis lihtsalt käiki ja kokutad. Sest tegelikult on nagu, kui siuke jäide on peal, siis kui nüüd mingisugune ekstra olukord ei ole, et meil siin selle aasta algus oli siuke ekstra, kus käidigi meeter, siis üldiselt on niimoodi, kui see koputab korralikult peale, siis ta tekitab selle vibratsiooni ja kogu see kukub alla. Üks visang vähemalt. Et üks elektritehniline lahendus on veel, aga seda me katsetanud ei ole. Olen neid lugu sellest kuulnud, et lühisega saab ka sulatada. Aga enam ei tehta. Tehti Kuressaare Muhu vahel Elering. Olen lugudest kuulnud, ise ei tea, ise ei ole praktiseerinud. Seal oli vaata need nii-öelda, mis keskkonnakaitsid ütlesid, need kilottiinid ühesõnaga, mis sealt viidi ühesõnaga kaablisse nüüd. 110 võrk Kuressaare või Muhu ja Saaremaa vahel. Seal tehti, sest seal mere juures on, et seda jäitumist ja seda oli nagu rohkem. Et seda ma olen kuulnud, et seda on tehtud. Aga jah, ühesõnaga ei ole praktiseerinud. Nii. Rikete keerukused siis, et tõesti võtan just selle pildi, näiteks siin on see, et kes geograafiat teab, siis Saaremaa lääneosas on siis siuke saar nagu Vilsandi või Laid siis ja Vilsandile läheb elekter läbi 3 laiu. Ehk siis seal pole ühte kaablit, seal lähebki nii-öelda saare peal on üks, siis on järgmise laiu peal ja see on Vilsand. Et niimoodi ühesõnaga elekter läheb. Meil murdus üks mast seal ära. Tehti mingisugune ajutine lahendus laiule, tõmmati lindid ümber ja kui vesi läks piisavalt madalaks, siis mindi rasketehnikaga sinna. Et ühesõnaga keerukusi on meil ka. Ja nii nagu ma ütlen, siis rikkemeeskond tegelikult on päris loov seltskond vahepeal, et päris huvitav on neid lugusid nagu kuulata. Siin on üks Saaremaa, nagu näete siis tõesti puusadeni lumi. Minu vast oli ka saarte ajalehes need poisid. Ja siis ühesõnaga samamoodi, et tõesti, kui ikkagi terve mets on sul liini peal, et siis hakkake mõtlema, kus otsas seda nagu lahti pusima hakkad. Et oluline on see, et sa teed otsuse ja hakkad kuskilt otsast pusima, mitte see, et oi, jummel ja ma ei hakkagi pusima. Päeva lõpuks on see, et inimestele elektri peavad aastama ja see meie ühiskonna ots on, et tegelikult meil üldse elektri ära ei läheks. See eriti jälle motivatsiooni elektrikuks. Võib-olla annab rohkem motivatsiooni, et selles suhtes ma võin öelda, et see elektrikuks saamine või see, et sa lähed liini peale nagu toimetama on ja siis näiteks ka meil ütleb juhtimiskeskuses, sa pead nagu siuke kerge fanaatik olema, et ma ütlengi, et mulle nagu tohutult nagu meeldis see võrguteenuse juhtja töö. Ma oleks tahtnud teha ka seda liinielektriku tööd, aga kahjuks jah, ma astusin oma praktikaga natuke ämbrisse, aga ei ole hullu, et õpime ikka vigades. Aga sa pead ikka siuke kerge fanatt seal nagu olema, et see on niivõrd spetsiifiline asi
et mõtled, minule niisugused kriiside lahendamine, jumala ohva, nagu adrenaliin tõuseb ja kõik veri vemmeldab, jumala eest, fantastiline. On. Aga ma saan ühiskonnana ka aru, et tegelikult keegi ei oota seda, et meil tuleks kriisi otsa. On. Et lihtsalt seal nagu mingi siuke väike fanatt või fanaatik peab nagu sees olema. Et samamoodi näiteks platsimehed, et ma käin ka töökoha kontrolli tegemas, siis kui ma nagu räägin nendega ja siis nad on nagu ka, et käisingi Saaremaal, et käisin töökoha kontrolli tegemas, siis mehed ja ütlesid, et täitsa lõpp, et Saaremaa õrk on tõesti nii korda tehtud, et ta lõus igav hakkab sinna. Et sa oled ka nagu see, kes otsib nagu seda väikest nagu actionit on ja seal, et kui pikaks läheb, siis on jälle paha, siis hakkab ajudama. Aga see siuke lühiajaline siuke, see on siuke mõnus. Kivi ja ma ei tea, rosti nagu visata sinna, kui igavaks ka. Jah, ise me ei tahaks neid tekitada, nii et eks meil on ka suured eesmärgid, mis me tahame ja peame ka ära täitma, aga lihtsalt siuke vahepealne action on nagu hea, aga tõesti on nagu ühiskonnana ja ütleme numbritega väga ei tahaks seda teha, aga siin siukest adrenaliini nagu saab. Droonid, ühesõnaga ka meie kasutame oma liinidel droone ja tõesti, kui mingid tormid tagasi, mis ma siin aastaid näitasin, siis tõesti droonid oli pigem nagu elektrivõrgu defekteerimise siuke harm nähtus, siis tegelikult täna ikkagi pea igal brigaadil on tegelikult droonid olemas, et lihtsalt ta aitab hästi kiiresti tuvastada seda ära, et kui võtame kas või need, kui see keerukad olud olid, see lumes ikkagi sumpama pead, et rikkekoha leidmine juba üksi võtab seal ikka tund aega, et drooniga lendad linnuka läbi ja siis vaatad, seal kohas juba vaatad seal teed ka ära, okei, seal on mingi rada, et tuleks raske tehnikaga seal peale ja nii edasi. Et tegelikult ikka täna on vaieldamatu nagu kasu on nendest droonidest, et leida neid kohti üles. Jah, kui on mingisugused keerukamad situatsioonid, kus ütleme see juhtmekiud või see isolaator seal loksub, ütleme selle otsa, et seda on ka alt väga keeruline nagu vaadata, aga ülevalt ka nagu võib olla silmale nagu nähtamatu. Aga jah, ütleme, et droonid on täna nagu tõesti meie brigaadid ja siis suured kaaslased ja need on tegelikult hästi lihtsad droonid, siin ei ole mitte, peaks olema täitsa tavaliselt poest nagu saadavad, et minnakse kuskile risti peale, lastakse ühele poole, lastakse teisele poole, ei leitu midagi, pakitakse droon, vaadatakse juba järgmine koht, kui autoga sõita jälle ühele poole, teisele poole. Ja me oleme droone nagu selles suhtes ka normaalselt puudesse lasnud, et osad jäävad ka metsa selles suhtes, aga pole hullu. Ega muidu kogemust ei saa, kui läbi praktika on. Generaatorid, eks mobiilsed elektrijaamad. Elektrilevil on ka omal väike generaatori park olemas, ehk siis tõesti keerulisemates kohtadesse, kui näiteks tupikliinil keskpinges 5-6 masti vahet on ikkagi maas ja see on ikkagi 2-3 päeva töö, et siis me tõesti viime ka keerulisemates kohtadesse generaatorid, ehk siis tarbijad saaksid oma elektritoite siis tagasi. Ja oleme vahepeal kohkunud ka selle ees, et viime generaatori ja need samad tarbijad, eeldatavasti samad tarbijad, võib-olla ka naaberküla mees on siis generaatori tühjaks meil viinud, et tavaliselt kütusega, nii et saab ka teistes kohtades nagu kasutada. Et siis nagu vahepeal peab küll kukalt nagu kratsima, et me ju toome teile generaatori, et te saaksite tarbida, siis te viite nagu ära kütuse, siis te ei saa tarbida, siis te kohased. Ühesõnaga, võtab kukalt kratsima, ei ole hullu, saame hakkama. Kõrvalised situatsioonid, ma loodan, et väga nõrganärvilisi ei ole, tegelikult väga hullu ei ole käsi. Et ühesõnaga, meil on veel erinevaid asju, mis katkestusi meil tekitavad, on autojuhid, eriti need kiirustavad kallurijuhid. See siin vasakul üleval on nüüd siuke lähiaja Järvamaal juhtus, võib-olla juhtusite lugema. Ehk siis kallurid, kes tõesti püstise noolega sõidavad, et kiire on, ketas jookseb, et pärast seda on
võib-olla mõtled ümber, võib-olla ikka nii kirjanud on, et see 2 minutit või 5 minutit seal nüüd oodata, et see nagu nool alla läheb. Et sellised juhtumid tegelikult on päris palju olnud. Õnneks oli see, et ma küll ei tea, kuidas, aga siit mees pääses eluga. Ja rehvid on ka väga hea isolatsioon. Lisaks sellele, et tõesti. Siis lemmikloomad otsivad soojasi kohti. Avariid tõmbavad masti kaasa vahepeal. Mis siin siis veel on? Ka inimesed, kellel võib-olla pole ulualust, otsivad oma sooja kohta. Trahvaruumid on hästi soojad selles suhtes. Et trahvas on palju liikuvaid osakesi ja siis ta kütab ikka selle ruumi normaalselt soojaks. Et suvel ongi meil näiteks on probleem ka vahepeal ülekuumenemistega ja asjadega, et see on üks probleem. Nagu autost võib-olla aru saate, ei ole kõige uuem pilt, aga on ka probleeme, kui inimesed tegelikult pargivad autod alajaamad uste ette. Ehk siis ongi see, et selles 100 korras, kui sa sinna pargid, 99 ei ole tegelikult vaja meil sinna minna, siis ei ole meil probleem. Aga üks kord, kus meil on vaja minna sinna, siis meil on nagu hästi suur probleem. Sest tegelikult need alajaam uksed käivad lahti, siis ma saan sealt lülitamisi teostada, et ümber toitmisi või asju teha. Kured on meil suureks probleemiks. Näete, võib-olla teravam siin võtab, et siin kurepesa all on tegelikult sellised amka tugevdused, et kure väljaheide on väga happeline ja sööb meie isolatsiooni ära. Siis siin jälle üks teravam siin läheb võib-olla. Siin taga on raua lõikamise kääri. Ehk siis rauavaras on siin käinud ja tahtnud maandust ära parastada siis ühesõnaga. Aga sattus kahjuks elektrilöögi alla, sest see läks liiga laiaks. See on nii-öelda tangi osa ja üks ja teine faas ja läbi tema keha. Jõudis 3 tundi hiljem EMO-sse. Natuke küll teise jutuga kui see, et meie juures käis külas, aga põletuste asjade järgi see arv tegelikult ta oli käinud, ühesõnaga elektrilöögi alla jäänud. Läks gaasiplahvatuse jutuga kodus. Aga selles suhtes on ka lihtsalt see ilmestab seda, et võrguteenuse juht ja võib koostöös brigaadiga väga huvitavad situatsioonid nagu enda kaela nagu saada. Et jah. Nii siis Jõgeva piirkonna alajaama põleng. Samamoodi läks meil piirkonna alajaama ja läks põlema. Ja see juhtus nüüd siin paar aastat tagasi. Täna nüüd investeeringutööde käigus on saadud paika uus jaatla. Ja nii kaua siis oli meil reservjaatla püsti. See on meest vana hoonis betoonputka on ilusasti tõime kohale, et saada kõik lahtrid asjad nagu paika. 36 tundi läks siis terve jaotu taastamisega aega. Ja sealt siis näeme, et see telk on loodud, et siis on hästi populaarsed muffimehed, ehk siis kes teevad seal tööd, et muffi tegemine on hästi peen töö ja nõuab kindlat temperatuuri ja sa pead sulatama seda isolatsiooni sinna külge ja kõik muid asju. Et siuke. See on tegelikult, et meistrid peavad olema akrediteeritud. Muffe teevad ja muffi siis õigusid antakse meil enda ettevõtte sees, Elektrilevi annab neid muffi õigusid ja seal on siuke hästi tugev koolitaja nagu Kalev Kaltaru, kes neid koolitab ja eksameid teeb ja siis eksam on selline, et eksamisse saad läbi ainult siis, kui sul on täiesti perfektne muff tehtud. Sellepärast, et kui sa lähed nüüd päriselust tegema ja muffid hakkab kõik pauku tegema, siis siukest asja nagu lubada ei saa. Et mingi aeg tagasi see nüüd on 10 aastat tagasi, anti igale mehele, kes tuli muffi koolitusele, anti muffi õiguse kätte. Jällegi, otsus tehtud, anti kätte 5 aasta pärast või 5 aasta jooksul hakkas kõik muffid paugutama. Aga kus meil muffid on linnapiirkonnades. Seal, kus on hästi palju tarbijad, hästi palju inimesi. Ja siis oligi see, et põhimõtteliselt tänada, kui läheb kaabel katki, läheb muffi, mees teeb muffi, siis põhimõtteliselt ta paneb oma pitseri sinna peale, et mina tegin seda. Ei, see ongi täna hästi reglementeeritud ja tänu sellele meil ka muffid peavad vastu. Vahepeal ongi niimoodi, et kui teeb meil muff pauku, ikka juhtub sellest suhtes. Kes teeb, seal juhtub, et kui muff pauku, siis on see, et vaadatakse peale ära. Ahah, see vend, põhimõtteliselt helistatakse nii, nüüd on vaja uuesti teha. Sellepärast, et sinu tehtud muff ei pidanud näiteks garantiiperioodi vastu.
Seda väljaõpet tehakse Elektrilevi jutule Jah. Ja praktikat väljas. Et Mufil ka samamoodi, et ollakse minu arust õpipoiss seal algul kõrval. See on siuke minu jaoks hästi põnev maailm, et siuke. Et ma olen paar korda näinud, kus Mufi tehakse ja see on siuke hästi täppistöö, ütleme. Ja mida me kasutame siis töö tegemiseks, et sellised süsteemid on meil, nagu meil on TMS ja SCADA. SCADA pilti siin hetkel ei ole, et meil on TMS pildid, aga siin toimub meil andmesisestus, plaaniliste rikete vormistamine ja realiseerimine nii-öelda, et siis siit nii-öelda TMS-is käib meil nii-öelda kogu bürokraatia läbi andmesisestust. Miks on hästi oluline, et andmesisestust tehakse meil korrektselt, on see, et hästi paljud investeeringuotsused tehakse rikete tekkimise ja rikete iseloomude pealt. Ehk siis, mis asju Elektrilevi investeerib, kuhu ta investeerib, miks ta investeerib, siis tegelikult selle baas on siis nii-öelda rikked. Et see on nagu, ütleme nii-öelda, et selle investeeringute alguse koha pealt me oleme selliseks esimeseks tasandiks vaja, kes nagu seal nii-öelda nende andmetega siis toimetab. Siis me juhime ka brigaade, meil on brigaadi juhtimise süsteem, samamoodi. Algul ei pea kõne tegema, et brigaadil ülesandes vaata, kas hakkas liikuma, et tegelikult sellised asjad kõik on ilusasti näha. Ja SCADAs siis tõesti võrgu monitooring, telejuhtimise asju tegemine, pingete voolude jälgimine, siis on selle võrgu monitooringu siis all nagu mõttes. Võtta, ma olen kord tagasi, et siis ongi, ütleme, siuke geograafiline vaade, see skeemiline vaade, see on maapiirkonna skeem, see on Tallinna skeem, natuke tihedam. Ja siis siin on ka Tallinna värk, et see on ka natuke tihedam, et siis Saaremaa. Et linnavärk on päris hea ämblik. Siis on meil erinevad EPP, LKM, EDHS, Voyager. EPUs käib meil lülituskavade tellimused, seal käivad meil plaanispetsialistid, võtavad nii-öelda lülituskavasid ette ja teevad ja toimetavad sealsete tellimustega, annavad seal tagasi ka partnerile. Helka, sisuliselt näeme, kas klientidele on SMS-id saadetud, saame kontrollida plaaniliste tööde pealt, et kas on nii-öelda jäänud sinna olekusse, et kui nüüd see õige kuupäev ja kellaaeg kukub, siis saadetakse SMS välja. EDHS on meie nii-öelda skeemiparanduste siis andmehoid, siis on, kus meie keelis käivad siis skeemid, ehk siis kui mingisugune toimub mingi uue alajaama ehitus, võrgu ümber ehitus, siis partner siis koos tellimusega, lülitamistellimusega paneb EPUga skeemi ülesse ja kui see töö ära realiseeritakse, siis võrguteenusjuhtija märgib siis EDHS siis selle skeemi maha. Ja Voyager siis on selline andmekoht, kus me saame siis arvestitelt siis pingeid pärida. Et siin vaade on siin, näeme, et siin antud hetkel on voolud pinged ilusasti korras. Tegelikult vool sõltub taigast, aga pinged on ilusasti korras, 230 pluss miinus 10% ilusasti peab vastu. Ja elektriohu koha pealt siis, ütleme niimoodi, et tegelikult seoses sellega, et kui meil üks faas maha kukub, nagu me näeme, siis tegelikult me kuni 20 kilovolti ehk siis 6-10-15, siis seal tegelikult me kompenseerime seda maaühendusvoolu ära. Ehk siis, ma ei tea, kas te õppinud ei olete, aga on pinge kolmnurk. Ehk siis, kui üks faas kukub nulli, siis 2 faasil läheb liini pingeni. Ja siis, siis see ongi see, mis on siis maha kukkunud faas. Et põletate sisse, siin on näha, et mingisugune kontaktühendus on valesti. Ehk siis tegelikult see on tross või see tõmmik. Siin ei peaks lumi sulama, ainult seda on näha, et see tegelikult voolud jooksevad läbi. See on lihtsalt illustreeriv pilt. Ja siin on näha, et meil on kukkunud üks faas maha, oleme hakkab kompenseerima ja siis ühesõnaga on tulnud uudistama, et mis siis seal on. Et see on see nii-öelda see sammu pinge, tuleb just see, kui nii-öelda faas nii-öelda juhe siis maha kukub, et mida suurema sammuga sa jooksed, seda suurema litaka sa saad. Ehk siis mida väiksem sammuga sa jooksed, kas siis nii-öelda jalg jala kõrva all paned või paned nagu jänes 2 jala peal, et siis on nii-öelda ohutum on nii-öelda sellest ohtlikust tsoonist siis ära liikuda ja samamoodi nagu selle
halluriga ennem oli seal, et täpselt samamoodi, et kui sa jääd autosse, okei, kui auto põleb, see on keeruline, aga kui sa jääd autosse, et sa oled oma nii-öelda kastiga liinidesse sõitnud, siis tegelikult on kõige ohutum on jääda autosse, kui just ei põle. Aga selles suhtes, et on jääda autosse, sellepärast, et kui sa auto uksed lahti, kõik on hästi veel. Astud metallraam ja toetad käe autole litaki. See on nagu, ei ole tervislik, ühesõnaga see on väga ohtlik. Et tegelikult jah, külma närviga, kes sõidab nagu liinidesse, tegelikult peaks jääma autosse sisse, sest need rehvid seal all nagu tekitavad piisava isolatsiooni, et hoida siis inimest tervena. Tead, siis sa pead maanduma täpselt jalgadele, käsi maha ei tohi panna, kui sa pead käed maha, su kohe sammupinge tekib. Kui meil on Ma ise ei prooviks selles suhtes igaks juhuks, et jah, teoreetiliselt võib tõesti, aga kuskilt tekib jälle mingi, sest seal tekib ka lekkevoolud ja kõik asjad, sest mis seal nagu veel oleneb, on see, et okei, ma sõitsin noolega sinna ühte juhtmesse autol, hea küll, rehvid tekitavad seda isolatsiooni, aga kas selle sõitmisega ma tõmbasin äkki traaversi pealt sideme katki või selle isolaatori pealt sideme katki, tänu millele see juhel traaversi peale ja siis jookseb läbi masti alla nii-öelda vool maha. Et ma ei katsetaks, aga teoreetilised võimalused on nagu päris suured. Et ma ütlen, see oli see enne, mis ma näitasin selle autoga, see oli nagu õnnelik õnnetus. Et meil on olnud ka kurbemaid juhtumid, kus siis täiesti tavaline, me ikka oma maja hoovis hakkad katusel mingisugust asja tegema ja rendid näiteks selle korvtõstuki. Järelveetav kõik asjad on. Aga üks jama asi oli, et maja juures jooksid ka elektriliinid ja sa ei pea minema liini pihta. Piisab väga heast niiskest ilmast ja tegelikult võib tulla läbilööke kaugemalt. Et kui siin on 10-kilone voldi liin, siis ma võin käega lihtsalt siia minna, ma võin juba läbilöögi saada. Sest õhus on see magnet väljad, mis nagu samamoodi ja mida niiskema on õhk, seda ilusamini ta läbi lööb, seda kaugemal tegelikult peab olema. See puutupinge koht nii, et ta tuleb kaugemal. Aga selleks me siin kõik õpime, et saada väga targaks ja siis ilusasti teavitadagi inimesi, kes ei tea seda, et meil sellised õnnetusi ei oleks. Nii, aga kausalla küsimusi vões, see minu poolt kõik. Aitäh teile. Ma loodan, et oli põnev, hariv ja võib-olla saate midagi ka siia kaasa. Jah, küsi. Kui ma vaatame natukene tulevikusse, kogu selle süsteemi juhtimine sisuliselt kurdab ennast andmete tööd sisuliselt. Statistikat ja te ju kogu aeg nagu kogute mingisugused statistikat ja teil on päris palju toores andmeid, mis te ei töötle päris tõlus niisama. Kas teil on plaanis või te olete mõelnud nagu kasutada näiteks tehisintellekti selleks, et optimeerida võrgu juhtimist ja planeerida tööid, näiteks, et ei tekiks üks olukorda, et esmaspäeval ja reedel tehakse plaanitud tööd, kui nad võivad olla nagu ühele päevale kokku tõstnud ja niimoodi, kas see ei või nagu tõsta seda liikvete keskmist ja sidedust nagu varem? Kindlasti on kohti, kus me saame tehisarvu võtta kasutusele. Ütleme niimoodi, kuna meil on hästi palju erineva, meil on andmebaase mitmeid, mis koondatakse kuskile kohta kokku ja meil on ka seal andmeid, mis on aastast ammu. Et siis kindlasti mingisugust mastaapides hakkab see tehisaru tulema rohkem sisse. Tehisarule saab mingisugused standardsed olukorrad kindlasti ette defineerida
seda me ei eita. Pigem ma näeks teda hetkel, ütleme juhtimiskeskuse vaatest, rikete vaatest näiteks. Ma näeks teda toetava tööriistana meie töös, aga hetkel võib-olla ma olen veel vanamoodne, aga ma ei näe, et ta võtaks meie tööd üle, sest siia kõrvale mõtlemist ka vaja on. Et selles suhtes nagu loomulikult mõtlemist on. Et aga ma selles suhtes näen küll, et ta meid toetama hakkab. Samamoodi, tegelikult ütleme, meil on täna SCADAs on niisugune nagu see rikkekoha või rikkekauguse arvutamise süsteem on. Mis need süsteemid vajavad, samamoodi ka tehisaru vajab, on väga head lähteandmed. Kui sul lähteandmeid ei ole, siis pole sellest kasu. Et samamoodi võib öelda, et me juba poole kohaga kasutame, sest meil freezer-süsteem nagu töötab. Meil on lihtsalt, kui teil on nii palju andmeid, siis sealt võib ju igasuguseid paterneid nagu välja otsida, mis ei suuda teha. Ja mingis mastaabis seda juba hooldus planeerides. Seda juba tehakse. Mis on need esimesed nagu märged, et on vaja näiteks trappo välja vaja. Sest enne, kui ta näiteks, ma ei tea, seal tekib lühis märistad, võivad tekkida mingisugused juhtumid, mis nagu iga kord üks ja sama. Ütleme, et see tegelikult üks moodul, ma tulin meelde, tegelikult on kasutusel, mida kasutatakse rohkem hoolduse planeerimisel, on selline asi nagu Netflix, mis on Netflix. Ei ole Netflix. Ei ole Gossip Girli vaatamiseks, ikka Netflix, et see nüüd on siuke, et mis tõesti arvestite andmete pealt tuvastab ära pinga anomaaliate kaudu, kas on potentsiaalne faasi probleem kontakti kinnitamisel, et kontaktid kuumavad üle ja kõik siuksed, need pingekaod ja kõik asjad, et siukest asja nagu hoolduste planeerimisel tegelikult juba kasutatakse Netflixi. Ma tean, et sellega käidi kuskil ka, et kuulge, et meil ei ole Netflix, me ei tegele filmide edastusvooga, me tegeleme elektrivõrgu parendamisega. Et jah, seda kasutatakse hoolduse mastaabis täna, praegu see juhtimiskeskuse või rikete lauale ei ole jõudnud. See nii palju, kui keegi tellib näiteks välja lülitamise, et siis me saame aru, et okei, see on Netflixi kaudu siis nagu saadud mingisugune pinga anomaalia, mida siis need inimesed otsivad seal, möödavad, et ma ise olen näinud, kus Rapla kandis oli, kus töökoha kontrolli tegemist, see oligi niimoodi, et nendele anti lihtsalt üks lõik madalpinges ja kuskil on mingisugune kontaktiviga. Ja siis nad käisidki reaalselt mastist, kus need klemmid olid kokku nagu ühendatud, siis nad käisidki mastist masti vaatama ja pingutasid kõik klemmid üle. Ja siis ma küll lõpptulemust ei tea, aga ma oletangi, et siis kontrollitakse uuesti selle süsteemiga ära, et kas ka nüüd on vaata need pingevead nagu probleemid. Et mingi lahendus on praegu olemas juba siuke, mis on nagu kergelt riket ennetav ja ta on andnud ikkagi ka meile tulemusi, eriti just madalpinge osas, sest see kontaktühendused on ühed kõige nõrgemad kohad selles suhtes, eks ikka, kus on inimene on keeranud ja kus erinevad osakesed on nagu üksteise vastused, et see on nagu siuke kõige siis võib-olla siuke nõrgem lüli siis kogu ahelas on. Kui on ikkagi tervik, siis on nagu hästi samamoodi muffidega, tegelikult on ka uus kontaktühendus, et miks me ajame seda kvaliteeti taga ongi see, et see kontakt oleks tehtud niivõrd korralikult, et ta peaks ikkagi aastaid vastu, mitte see, et kuu ja siis läheb uuesti litakaga välja. Veel küsimusi? Jah. Alustasime siis 6 minutit pärast rääga. Okei, aga aitäh. Nii, tahtsin midagi tegema. Okei. Aga aitäh. Midagi kaasa. Aitäh. Ja räägime siis jaanuari osas enne. Mõtle ja kirjuta. Ja, tegelikult oli täitsa põnev siuke hea ennast harimine oli ka. Lõputöid lugeda. Jah, et võib-olla ei pea kõike.